tere õhtust ja tere tulemast pildiga Hiiu staadionile, kus meie ees lahti rullumas 18. vooru kohtumine, kus avavile on kõlanud. Kalju seda kohtumist alustab mustas võistlusvormis siis ründamas ekraanilt vaadatuna vasakult paremale ja siis eelmine hooaeg samuti Andrei Sidorenkovilt väga adekvaatne. Vaatame nüüd seda olukorda ja milline ohtlik moment praegu siin Kaljul minna seda kohtumist 1-0 juhtima, aga Nikolai Masitšev leitakse vasakult äärelt üles. Hea pall tuleb sinna alla, Valikajev on jaol ja Valikajev lööb! 1-0 Nõmme Kalju seda kohtumist juhtima läheb. Artur Valikajev täpne on ning Pärnu Vapruse väravalukk on murtud. Näeme veel korduses hea täpne tsenderdus sealt vasakult äärelt ja Artur Valikajev kõige kõrgemal on, nii et kui Trevor Elhi seal vasakul äärel oma oskuseid näitab, Valikajev saab seal korra pallile vastu, nüüd Liiliu käes pall ja Liiliu lööb 2-0. Brasiilia mees on täpne ka Premium-liigas. Tere tulemast Eestisse ja väravaga siis mees tähistab seda. 2-0 juhib Nõmme Kalju kohtumist Pärnu Vapruse vastu. On siis Kalju jõudmas selle väravaga väga lähedale juba 3 punktile, aga mäng ju alles. Nüüd omakorda aga Villota selle palli kaotab, annab tagasi Kaljule Masitšev. Dmitrev läheb löögile. Eks oles üks murekoht, kui täna siia platsile vaadata, et ei ole Pärnu Vaprusel seda ründe teravust või sellist kiirust võib-olla sellisel moel ja lõpuks nüüd eksitakse, kantakse Liiliule 1-1 olukord. Liiliu lööb ja lööb värava 3-0. 58. minutil Kalju läheb seda kohtumist juhtima 3 väravaga ja milline kingitus hetkel. Näeme ka siin korduses ja Liiliu jalas tõesti seda kvaliteeti sellisel kombel on ikka, et need rünnakud kenasti ära lõpetada ja lüüakse kohe otsa, kuigi sai mainitud just seda kiirust rünnakule minekus, kui milline löök praegu tuleb siit Artjom Dmitrevilt, ei mitte kuskilt, tabab mees latti. Eks need eurokohad ole väga vajalikud ja peab tihtipeale see 4. meeskond natukene oma võimalust alles ootama ja lootma, et läheb siis karikavõistlustel õnnelikult ja Kaljul siis nüüd tõesti 3 punkti juures, 9 punkti vahe 4. FCI Tallinnaga.